Ikka juhtub, et kodus moosi süües või konservsuppi süües koguneb riiulile klaaspurke. Kui te ise suur hoidiste tegija ei ole, siis ei ole mõtet neid ka niisama lasta vedeleda. Viige klaasikonteinerisse ja kui te ei leia klaasikonteinerit, vaadake internetist kuhuviia.ee. Klaas on väga tänuväärne materjal, seda annab lõputult ümber töödelda ilma, et oma kvaliteedis kuidagi viisi kaotaks. No, ma söön nüüd supipurgi tühjaks, seljanka või mingi šaust ja võin kohe siia tuua või milline see, kui puhas see peaks olema, et ta teile kõlb? No ütleme niimoodi, et pakendite puhul üldine selline reegel on, et pakend ei tohi määrida teisi pakendid ja peab olema siis tühi. Et feeriveega nüüd pesema ei pea hakkama, aga supipurgi, kui see tühjaks teed, siis see nagu nii loputate ja puhtaks, et sellest täitsa piisab, et läikima ei pea. Aga mitu protsenti üldse sellest Eestis ringlevast pandita taarast jõuab taaskasutusse? Ehk siis 70% tegelikult on täna siis pakendiseaduse järgi kohustus ringisse võtta, jah, just. Aga kuhu see siis 30% jääb loodusesse? Tegelikult on palju areneda veel selles osas, et inimesed viskavad palju pakendit ikkagi olmeprügisse. Ja see tähendab seda, et ta läheb prügimäele või siis põletusse. No aga kas igasugune klaas sobib siia? On ju igasuguseid erinevaid klaasesemeid, näiteks lambi, pirnid, klaasist toiduanumad, aknaklaas. No kindlasti need siia ei sobi, et need rikuvad selle nii-öelda toorme ära, et siia läheb ainult klaaspakend. Et kui me võtame näiteks selle sama toidu nõu, eks ole, millega sa ahjus küpsetad, on ju, tema sulamistemperatuur on hoopis teine kui klaaspakend. Ja kui see nüüd peaks minema sinna tehasesse ahju, eks ole, siis ta tegelikult rikub väga suure partii tooteid ära, eks ole. Mis inimesed siia veel topivad imeasju? No siit võib vaadata, siin on näiteks natuke plasti praegu leidub, metalli kindlasti. No mul on siin kotis nüüd mingisugused purgid ja siin on ka kaaned. Et kas ma kaaned viskan ka siia siis või? No tegelikult ütleme, siin on nagu läheb ainult klaaspakend. Kui sa viskad selle metalli siia klaasi kokku, siis ma võin sulle saatuskatte all öelda, et see ei ole probleem. Et selle metalli saab ilusti klaasist välja sorditud. Et muu kindlasti ei tohiks siia minna, et ütleme selline plast ja muu sodi. Paneme nad siia konteinerisse ja vaatame, mis nendest siis järgmisena saab. Tervitus, mina Marko. Mina Mait. Millises seisundis, millises konditsioonis, olukorras see kokku kogutud klaas igalt poolt Eestist teile siia jõuab? Umbes sellisena. Kas ta on juba kildudeks või on ikkagi pudelid veel ja purgid? Segamini selles mõttes, et see, mis me näeme, ongi reaalselt auto pealt äsja maha kallatud kvaliteet. Jah. Ja sellisena niivõrd kuivõrd me oleme rahul sellega. Siit võtate laaduriga ja tõstate mingisse veskisse või kuidas? Selles halli kolusse, mis seal on. Ja sealt hakkab see tulema. Tuleb läbi selle konteinertüüpi joone, mis siin bokside kohal on. Seal on ainukene koht, kus inimene teeb tööd. Ehk inimene võtab käsitsi välja suuremad detailid, mis võivad ajada seadmed umbe või neid ära lõhkuda. Ja kui kaua ühel inimesel või ma ei tea mitmel inimesel sellise hunniku selekteerimine aega võtab? 2 inimest korraga on vahetuses ja see on siin 4 vahetuse töö siis, ütleme nii. Ehk siis siin hunnikus on kõik see, mis ei kõlba klaasitööstusele enam, mis on tehtud kivist, nagu näiteks Riia Balsami pudelid, ma saan aru. Täpselt. Ja see väga sageli teekoormad tulevadki Lätimaalt, kus siis lätlased ei saa aru, mis on klaas ja mis on kivi. Ei taha nad saada aru, jah. Aga sellest nad ikkagi saavad aru, et see on tellis, eks ole. See ei ole ei pakend ega aknaklaas. Paraku küll. Aga ikkagi satub siia. Kuidagi ta siia tuleb. Ülejäänud on kõik juba täisautomaatika. Me näeme üks lühike lint seal keerleb. See on esimene magneti etapp. Magnet võtab kõrgemalt suuremad metallid ära. Jalgrattaraam näiteks, mida me oleme ka leidnud. Ja enamus on, eks ole, ma näen purgikaaned. Just. Üldjuhul, mis kukub liini pealt, on ikkagi kõik siuke peenem pudi. Suurem detail oli seal eelmises boksis juba. Ja siin on alumiinium. Alumiiniumi eraldaja viskab välja kõik mittemagnetilise metalli. On probleeme roostevabaga, mida ta ei taha välja visata. Peale seda läheb ta meil ahju. Ahjus maagaasiga köötakse temperatuur kõrgel õhul ja see kuivatab
niiskuse välja, klaasitükid üksteise vastu õõrdudes kuumal temperatuuril puhastavadki. Me ei kasuta mitte tilkagi vett. Sealt rändab ta läbi ahju sildi eraldajasse, kus põhimõtteliselt nagu suur tuuleveski süsteem pöörab seda klaasimassi, rebib lahti kõik etiketid, sildid ja nii edasi. Sealt imetakse välja tolmu, sedasama paberi, sodi ja kõike muud. See läheb tsüklonisse. Sealt edasi läheb ta oma teekonnale läbi optiliste sorteerida juba. Optiline sorteer on seade, mis töötab nagu kosk. Klaasitükile antakse lindiga õige kiirus, ühelt poolt valgustatakse, teiselt poolt videokaamerad põhimõtteliselt registreerivad iga tüki ja arvutisüsteem hindab, kas ta üldse on klaas, mis tüüpi klaas ta on, mis värvid on ja nii edasi. Ja seal all on mitusada õhutüüsi, siuke plokk. Iga tükk, mis kukub, see hoobilt registreeritakse, kui ta on klaas, kukub ta alla, kui ta ei ole õhutüüs, puhub ta teatud kaugusega välja. Meie tehnoloogia on võimeline igat värvitüüpi eraldi sorteerima. Rohelist on mitut variatsiooni. Üldjuhult on eleroheline, tumeroheline. Nüüd on tekkinud sinna oliiv, siuke toon. Siis on pruun, on sinine ja on võimalik punakat või roosat. Nüüd on ta sellise puruna ära jahvatatud. Mis nüüd siis? Kõik kirgas klaas 100% rändab siia kõrval olevasse OI Estonia AS-i, kes toodabki ainult valge klaasi tänaseks päevaks ja sealt tulevad uued pudelipurgid. Ja mis saab sellest siis värvilisest klaasipurust? Antud hetkel see rändab Euroopasse meil. Väga palju Poola, roheline läheb hetkel Soome. Ja kui kiiresti see bunker täis saab siis? Sõltub tootest, aga me keskelt läbi laseme siukene 12-14 tonni tunnis. Ja ma näen seal musti üksikuid tükke ikkagi siis. Ja see on see paratamatu veaprotsent, aga see on lubatud seal olla. Aha. Peas, et kivi ei ole. Peas, et kivi ei ole, peas, et metall ei ole, kõike muud sellist nagu. Ja siin kõrval on siis see sama asi värvilisena? On hetkel ainult roheline. Ainult roheline. Ja see antud hetkel läheb siis Soome ja tehti Isoveri klaasvilla sellest. Minugi konteinerisse pistetud purgid võivad olla juba selle klaasihunniku sees. Valmis jätkama oma teed uue purgina või siis seekord hoopis pudelina. Igal juhul on kindel, et kellelgi on neist jälle kasu.